Tervist! Selles videos oleme jõudnud Eesti kõige veidrimasse linna. See on osa minu eesmärgist joosta kõikide Eesti linnade tänavad läbi, aga selle juures näha, millised on kohalikud, mida head süüa saab ja üldiselt, mis elu siin elatakse. Seekord olen jõudnud linna nimega Mustvee. Peale linna kõikide tänavate läbi jooksmist on mul ka 8 ülesannet, mis pean tegema enne, kui saan siit lahkuda. Vaatamisväärustega pilti ja soovitus kaasa, mis teha Mustvees, kui seda külastada. Teha mingit teist sporti peale jooksu, söömas käia, linna nimi nii kirjutada, et seda on GPS-ilt näha, leida Pärna tänav, osta linna nimega magnet, leida Lasnamägi või kohalikuga rääkida. Alustame. Ehk siis mul on valmis jooksma ja teada saama, kas see on kõige veidrem, võib-olla omapärasem oleks kõige täpsem kirjeldus. Paneme kella käima ja lähme jooksma. Ja siin samas, kus ma parkisin, saab korvpalli mängida, nii et me saame esimese ülesande juba tehtud. Mul on üks katse. Kas saan sisse? See oli tegelikult minu jaoks liiga lähedalt. Ma pead siit samast viskama. Oi. Lõpetame näljad. Ja sees. See ülesanne tehtud. Lähme päriselt jooksma. Siin kohe järve ääres on ilus välijõusel ka. Saame teise spordi tehtud, et nüüd on kindlalt tehtud. Ja siin on siuke väga ilus kõnnitee, aga see ei ole tänav. Ja nüüd jookseme meie esimesest kirikust mööda. Neid peaks Mustvees palju olema. Ma vist suur kalamees ei ole, nii et mina vist siia minna ei või. Ja nüüd tulen jooksuga oma esimese Mustvee läbi sildini. See tähendab, et võin ümber keerata, sest Mustvee saab läbi ja saan tagasi joosta. Ja neid ma hakkan koguma. Tavaline tänav ju ei ole ju üldse siuke tunne, et metsas oleks. Siin on mingi mahajäetud korter üldse, aga noh, see on täitsa siuke linna ärga. Kesklinnas ikka oli elu rohkem. Ja asi, mida paljud kindlasti Mustvee kohta teavad, et seda peatakse ka Sibula pealinnaks. Ja nüüd ma jooksen ja lihtsalt keegi on jätnud siia oma sibulad. Ehk siis see Sibula pealinna nimi ei ole üldse kokkusattumus, vaid see on ka tõsi. See vist veel Lasnamägi ei ole siin. Esimene koerarünnak ka üle elatud. Haukusin vastu, sest talle näitasin, kes siis see on. Maks pulsid ja kätte. Kuigi tegelikult on see, et seda tänavat ma just mõtlesin, ma pean edasi-tagasi jooksma. Ma jõuan nüüd siia ja siin tänaval ma juba olen jooksnud, ma pean tagasi minema. Aga ma hiilin kuidagi kõrvalt mööda äkki. Need äärekohad on kõige veidremad, sest nagu keegi peaks normaalne inimene jooksma nende tänavat mööda. Ma arvan, et inimesed pole harjunud. Aga kuna siin on tänav, siis ma pean siin jooksma. Aga selle juures on kõige lemmikum mul just see, et kui ma räägin kellegi inimesega, kes on sellest linnast pärit, kui ma olen kõik tänavad läbi jooksnud, siis ma vähemalt olen kindel, et ma olen tema majast mööda jooksnud. Nii, siin võib juba ümber keerata. Muidu olen täitsa hoovi. Ma leidsin kohaliku. Kuidas nimi on? Minu nimi on Einri. Ehk siis üks challenge tehtud, ma leidsin kohaliku, kellega ma siis räägin. Kus sa soovitaksid süüa? Mustes on siuke koht nagu Eike Sushi. Meil on toiduhaagis ja see asub seal järve ääres. Kalameeste maja ees. Mina vist siia minna ei või. Aga me oleme täna teisipäeviti suletud, nii et sa pead homme uuesti jooksma tulema. Okei. No ma vaatan veel. Ja see on ka tänav. Ja ma vaatasin mapsist selle päris pikalt. Ei ole midagi, aga ametlikult see on veel Mustvee. Kuigi nüüd siit sai ametlikult Mustvee läbi ka, kuigi Mustvee läbi siit ei ole. See on siis Mustvee arvates tänav. Muidu ma ei veeriseks väga ilus, aga sellepärast ma pean rohkem jooksma. Ja see ma ju näed, ei ole linn. Tagasi rohkem asustatus kohas ja väga korralik staadion on siin. Mitu väravat, niidetud muru. Siit saaks vabalt jalkat mängida. Väga ilus. Ehk sportimisvõimalused on siin väga head. Kas teine koer, mis ründab? Ei ole. Siin on vist mingi kool või siis vähemalt see Valgamaja Mustvee spordihoone. Ma arvan, et see on kool sellepärast, et see on kooli tänav. Lasnamäe küsimärk, aga pigem mitte. Äkki Mustvees ei olegi Lasnamäge. Siit pean veits zoomima, aga siit on näha võrguplatsid ka väga korralikud ja liivaga. Ma olen väga heas mõttes üllatunud. Ka skatepark on olemas. Siin müüakse isegi suuski. Nüüd me oleme enda jooksuga jõudnud vist Mustvee kesklinna. Siin paremal käel on meil Coop, Mustvee bussijaam, teisel peal loomakliinik, paar kalapoodi. Käime kõigepealt Coopist läbi, siis mul on tunne, et seal ma saan enda ühe väljakutse tehtud. Ja turg on ka siin. Ja siin saab sibulalt osta. Väga kõik õige. Vabandust. Kas te Mustvee linna nagu kümmelkapi ja magnetit ei ole siin? Lillepoes on Mustvee magnet. Okei, aitäh. Siin on isegi vett olemas, siin on väljumised kirjas. Väga uhke, nii lillepood.
siin on valiku küsimus, millist tahta. Ehk siis 2.50 ja järgmine challenge on tehtud. Sain endale külmkapi magneti Mustvee oma. Ja see, mida ma enne ei saanud aru, on raamatukogu ja kultuurikeskus. Ma oleks just pikali kokku häälest kuulsite võib-olla. Ja väga ilus, mingi suur kell ka seal ilusti. Tundub siis mingi Mustvee vapiga. Ja siin samas hotell, restoran, perepood. Väga kena. Mis siin toimub? Siin on mingi laululava ja kultuurikeskuse juures on siis selline asi. Ei tea, kas täna tuleb see midagi või? Kellad käivad, me jookseme edasi. Teine kirik ja peaks olema vana veetorn. Ma pean ütlema igaks juhuks, et juhtuseks pahandus, mu kell jäi pausile sellest ajast, kui ma läksin poodi vist. Ehk siis veits, mis ma tegelikult tänavad jooksin ära, ei jäänud peale. Ja igatahes tervisekeskus koos hambaraviga. Lihtsalt lõpusa faktina siia Kivi tänav, ma vihkan sind. Ja järgmine challenge tehtud, ma jooksen praegu Pärna tänaval. Ma ei tea, miks ma selle tänava valisin. Kallastes näiteks seda tänavat ei olnud, aga Mustvees on. Armas tänav on see Pärna. Google Maps näitab, et siia. Siit ei lähe ühtegi teed. Siit nagu peaks saama, aga ei saa. Ja see silt on teine, mis tähendab, et Mustvee läbi ja võin ümber keerata. Siit voolab jõgi ka, väga kena. Ja Tartu maantee. Ja lõbus fakt on see, et minu arust peaks olema see, et selle jõe järgi saigi Mustvee enda nime, sest selle jões voolas must vesi. Väga lihtne, väga loogiline. On tõesti must vesi. Ja siin läbi puude paistab meil 3. kirik. Mustvee vallavalitsus. Ja siin on meil 4. kirik. Nii, nüüd, kus ma jooksen selle silla, see tähendab seda, et ühelt poolt Mustveed on tehtud ja jäänud on ainult see teine pool siis. Ei ole võimalik rippsild. Ohohoho, poleks jooksnud, poleks ma arvan, et seda üles leidnud. Ma ei tea, kas seda Google Mapsis isegi on. See ei olnud ainuke, siin veel üks selline sild. See on siis 5. kirik, vist viimane. Nii, ja siit tuleb siis kas viimane või veel viimane Mustvee, siit näete, et algab, ehk siis sinna poole tagasi. Raske on tegelikult, et sõnad ei tule enam nii eest välja, aga lõpp paistab. Aga kui midagi on, siis see koht siin 2 4 tripikoega 3-korrulist kortermaja kõrvuti. Ega kõikides külades ei näe niimoodi paati. Ja mäletan, kui ammu siin tänaval sai joostud. Teie jaoks on see vist päris kiirt läinud, aga siin on pikad tänavad. Aga sellega vist peaks tähendama, kohe vaatan igaks juhuks Mapsist üle, et see on ainuke tänav, mis mul on jooksmata. Ma selle kõik kõrvaltänavad jooksin juba ära, tulles sealt poolt. Aga põhimõtteliselt pean sinna jooksma nii kaugele, kui Mustvee läbi saab ja siis tagasi. Ja ei muidugi, mingi Eesti pikim tänav ka veel. Nüüd olen siin tagasi, särk on vahetatud juba, sest tegin ka paar challenge'it ära. Tegin niimoodi, et GPS-ilt oleks Mustvee näha. Nüüd te näete ka ise seda ja ma olen päris rahul. Ma arvan, et see on üks ilusamaid, mis ma teinud olen. Okei, natukene eed on väiksemad kui kõik muu, aga minu arust väga ilus. Ja saab ilusti aru. Ja Mustvee ju ei ole nii lühike nimi ka nüüd. Siis ma käisin söömas siin samas rannakohvikus. Siis kui ma kohalikuga rääkisin, siis ta pärast ütles, et okei, kuna nad on kinni praegu, siis vist rannakohvik on see, kus nagu tavaliselt käiakse. Ja käisin seal, võtsin kohafilee taignas, friikad kõrvale, koka ka kõrvale, 14.80. Okei hind vist vähe, et väga raske on odavamalt saada, aga oli väga maitsev, et väga tihti sükst asja ei söö, nii et ta oli väga maitsev, ma olen väga rahul. Ja see, mille pärast ma siia tulin, kõik tänavad joosta läbi, see sai ka tehtud, kokku tuli siis 3 tundi 50 minutit ja 36 kilomeetrit. Korra oli see, kus mul kell ununes pausile pärast seda, kui ma poes käisin, ehk siis isegi võib-olla 37 kilomeetrit, umbes sinna. Kõik sai tehtud. Mustvee, võib-olla see sibule värk on võib-olla siuke huvitav, mis siin välja paistes, aga muu koht, ma ei tea. Kui kohalikuga rääkisin, siis ütles, et tegelikult siin on väga palju potentsiaali. Minus ka nagu tegelikult on majad, mis siin olid mega ilusad, siin on palju sportimisvõimalusi, siin oli kergliiklustee oli. Mulle väga meeldis ja Mustvee pigem üllatas mind ja ma ei tea, kas mul olid liiga madalad ootused või mis, aga mulle väga meeldis. Ja muidugi tegin ka siis vaatamisväärsustega pilti ja ma arvan, et kui ma peaks midagi soovitama, siis kindlasti siia järve äärde ja siis natuke kõndida linna poole, käia üle nendel silla,
sellega kõik ülesanded tehtud. Ja loodan ka, et teile meeldis see video. Ehk siis kui meeldis, pange like, subscribe ja näeme järgmises videos. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Tere, Martin Himma. Oi, tere! No vaatan Rassi YouTube'ist ka. Ma teen ise ka YouTube'i tuua, aga jah. Ma praegu just filmingi. Okei. Mis tegevus toimub siis?